Iraan üritas varjata suurt maa-alust saladust. Muldade ja betooni alla maetud pidi see saladus jääma kogu maailma ees täiesti varjatuks. Aga USA leidis selle üles. Saladuse paljastudes kasutas USA kõige võimsamaid punkrilõhkuja pomme. Betoon muutus võiks, miski ei jäänud ellu. Taas on B2 Iraani kaitse purustanud, nagu neid polekski. Kuidas me seda teame? 3 auku, nagu näha Iraani Talehan 2 satelliidifotodel, mille avaldas Vantar. Aga need pole lihtsalt mingid tavalised augud. Nagu The War Zone ehk TWC välja toob, on need augud tohutud ja näevad välja nagu 3 suurt tabamiskohta, mis viitavad peaaegu kindlasti USA suurimatele ja kõige hävitavamatele punkripommidele paigas, millel on selged seosed Iraani tuumaprogrammiga. Avaldame varsti, millist pommi USA kasutas, kuid need fotod viitavad selgelt, et USA on arendanud strateegiat Iraani kõige paremini kaitstud objektide ründamiseks. 3 auku on nähtavad Talehan 2 rajatise katusel, otse tugevdatud struktuuri kohal, kus asuvad Iraani salajased projektid. Iraan on enne operatsiooni Eepiline raev palju tööd teinud Talehan 2 objekti kaitseks. Töö algas oktoobris, kui Iran International teatas, et taastamine oli alanud varem Iisraeli poolt hävitatud objektil. Ehitus algas enne 2025. aasta operatsiooni Kesköö haamer ja sellele järgnenud 12 päevast seda, kuid Iraan pidi töö peatama, kuna tema tuumarajatisi pommitati samasuguste punkripommidega, nagu USA kasutas Talehan 2 juures. Teaduse ja rahvusvahelise julgeoleku instituudi ISIS raporti järgi ei saa uue ehitise eesmärki piltide põhjal kindlaks teha. Võimalikud on ka muud kasutusviisid peale tuumaotstarbeliste. Mure tekitab, et ehitustegevus toimub endisel AMAD tuumarelvade arendamisobjektil, mis seab kahtluse alla sealsete rajatiste eesmärgi. Ehitustööd on üsna lihtsad. Iraan soovis meeleheitlikult kaitsta oma salajast objekti just nende relvade eest, mida USA äsja hävitamiseks kasutas. Ehitust alustati hävitatud hoonete katmise, punkri, maa- ja vundamenditööde ning uue kaarkatusega hoone ja mitme väiksema hoone rajamisega. TWC sõnul jätkas Iraan töid, ümbritses Talehan 2 objekti tugevdatud betooniga ja mattis selle paksu pinnas alla, et vähendada pommide mõju. Siin kujuneb pilt. Peahoone ehituse ajal võidi ümber selle rajada väiksemaid hooneid, mis olid punkrite sisse ja väljapääsud. Iraani probleem oli, et kõik salvestati kaamerasse. Raske on salajase objekti ehitust varjata, kui satelliidid pidevalt pea kohal on. USA ja Iisrael teadsid rünnatavaid sihtmärke juba ehituse algusest. Neil oli vaja vaid sobivat relva ja aega. Iraan pidi teadma, et see kõik on tulemas. Talehan 2 oli varemgi pihta saanud. 2024. aasta oktoobris ründas Iisrael seda objekti, põhjustades suuri kahjustusi, teatas ISIS. Sama instituut märgib, et Talehan 2 kasutati ilmselt kõrge puhtusega PTN plastikplahvatusainete valmistamiseks, mis on olulised lööklainegeneraatorite ehitamisel. Iraan ehitas tõenäoliselt AMAD plaani raames generaatoreid ehk jaotureid, et miniaturiseerida oma tuumarelvade disaine. Väikseid tuumapomme saab kasutada lihtsamalt kui suuri, seetõttu oli USA poolt hävitatud punkril tõenäoliselt roll Iraani tuumaprogrammis. Võimalik, et USA'l on luureandmeid, mis näitavad, et Talehan 2 tehti samal eesmärgil. See ei oma enam tähtsust. See objekt on nüüdseks teist korda hävitatud. ISIS näitab ka USA tekitatud kahju, kui see muutis Iraani betooni ja pinnase tolmuks. Muidugi, me ei näe midagi. 3 auku maapinnas näitavad vaid nii palju, sest kogu kahju oli 10, kui mitte 100 jalgade sügavusel maapinna all. Teame, et 3 auku asusid piki rajatist, mis oli kahtlustatav lõhkeaine testimisahel. Tuumarelva katsete puhul saame vaid oletada. Need augud näitavad, et USA punkripurustajad tungisid läbi Iraani kaitseks mõeldud betoonkesta. See pol Iraanile hea. Kui betoon oli läbistatud, oleksid punkripurustajad plahvatanud juba Talehan 2 rajatise sees. ISIS väidab, et satelliidifotod tõendavad rajatise põhja sissepääsu ees oleva kaitsemüüri tugevat kahjustust. See viitab sellele, et USA punkripurustajate plahvatus toimus väljapoole, mis omakorda näitab, et need tohutud pommid tungisid läbi Talehan 2 kaitsekihi ja plahvatasid täpselt seal, kus nad pididki plahvatama.
Veel üks hoone, mis asub peahoone kaguküljel, näib samuti olevat osaliselt hävinud, tõenäoliselt peamiste punkriplahvatuste põhjustatud lööklaine tõttu. Siin on tõendid, et USA tabas sihtmärki täiuslikult. See pidi olema USA, mitte Iisrael, sest kasutatud 30 000 naelane Massive Ordnance Penetrator, MOP, on ainult USA arsenalis. Tuntud kui GBU-57B on see pomm ilmselt ainus, mis suudab satelliidifotodel nähtavaid auke tekitada. TWZ lisab, et kõik nähtav vastab MOP-i kasutamisele, sest need suured augud meenutavad Fordo ja Natanzi tuumarajatistes pärast Midnight Hammerit tekkinuid. Me teame kindlalt, et USA kasutas nendes rünnakutes MOP-e, täpsemalt 12 Fordos ja 2 Natanzis. Nii et Talegan 2 pealtvaade on enam-vähem täpselt selline. Peame kinnitama, et USA kasutas sama trikki taas Iraani maa-aluse rajatise hävitamiseks. See ei tähenda, et võimalusi polnud. GBU-43B, mida kutsutakse sageli kõikide pommide emaks ehk Moabiks, on veel üks kandidaat. Seda kutsuti nii, sest see oli enne MOP-i USA võimsaim tuumavaba relv. 21 000 naelane pomm loodi 9 nädalaga 2003. Aasta operatsiooni Iraagi vabadustoetuseks. Tavaliselt lastakse Moab välja C-130 Herkuleselt, kus see tõmmatakse lennukist välja pidurduslangevarju abil ning õhus avanevad selle võõrestabilisaatorid, mis stabiliseerivad pommi ja juhivad selle sihtmärgile. See pomm on tõeline raskekaallane, kandes 18 700 naelast lõhkepead, mis ühendab TNT-d, alumiiniumi ja tsüklotrimethyleentrimitramiini, tekitades tohutu plahvatuse. See polnud Talagani taks pommitamisel kasutatud pomm. Kust me seda teame? Vihje peitub heitmises. Moab tuleb visata C-130 Herkuleselt, mis tähendaks USA-le tohutut riski, kui nad püüaksid Talagan 2 tabada selle pommiga. Iga lennuk, mille nad saadaksid, peaks lendama otse Iraani südamesse ja mis veelgi olulisem, lennukid, mis suudavad Moabi heita, ei ole varglennukid. Need ilmuvad õhutõrjeradaritel ja võivad muutuda sihtmärkideks. Iraani õhutõrjest oli 12. märtsiks kadunud umbes 80%. Alles jääb 20% Iraani hajutatud õhutõrjest, mis võiks tulistada Moabi kandvat transpordilennukit. USA ei ole valmis seda riski võtma. See peab olema MOP, mille heidab B2 vargpommitaja. Selgitame, miks MOP sobis hästi Talegan 2 hävitamiseks. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletame kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Kui soovite rohkem selliseid ülevaateid, vajutage tellimisnuppu. Mis puudutab MOP-i, siis see pakub punkrite hävitamisel palju enamat kui lihtsalt oma tohutu kaalu ja võimsa tulejõu. Army Recognitioni sõnul on see pomm loodud kindlustatud ja sügavale maetud sihtmärkide hävitamiseks. Huvitaval kombel töötati see välja pärast 2003. aasta järgseid sõjalisi hinnanguid, mis viitab sellele, et USA oli tuvastanud Moabi puudused ja otsustas, et neil on vaja midagi, mis oleks selleks otstarbeks paremini sobiv. Ja seda nad MOP-i näol ka leidsid. See pomm on loodud läbistama tugevdatud sihtmärke kineetilise jõuga, kusjuures viivitatud sisemine plahvatus toimub pärast seda, kui pomm on läbistanud kõik takistused, mis tema teel ees seisavad. Tugev kest ja suur löögikiirus tagavad, et MOP püsib tervena kuni lõhkeaine vallandamiseni. Lõhkepea ei ole nii massiivne kui Moabi 18 700 naela kaaluv lõhkeaine. Kuid 4590 kuni 5732 naelase laenguga ja suudab tekitada tugeva plahvatuse, mis kahjustab eriti maa-aluseid punkreid, milleks pomm on mõeldud. Kui lisada paketile 60 meetrit läbistamist, saad pommi, mille vastu Iraanil polnud kaitset. See sobib USA ja Iisraeli strateegiaga. Esmalt Talegan 2 pommitamine punkripommidega, seejärel rünnakud objekti maapealsete osade hävitamiseks. Jää meiega, et teada saada, miks Iraan pidi selles kohas muretsema lisaks 13 600 kilostele moppidele. Enne kui selleni jõuame, tasub märkida, et kõik, millest seni rääkinud oleme, on põhjendatud oletus, mis põhineb satelliidipiltidelt nähtaval. 14. märtsi seisuga pole USA kinnitanud ega ümber lükanud MOP-i kasutust Talegan 2 objektil. TWZ püüdis kinnitada oma raportit rünnaku kohta pöördudes CENTCOM-i poole, kuid sai vastuseks, et operatsiooni ei kommenteerita. Siiani on MOPE kasutatud kooskõlas MOP-de kasutamisega ning USA on saatnud Iraani B2 Spirit Stealth pommitajaid, mis on ainsad lennukid, mis suudavad neid suuri punkripomme heita. Kõik sobib. USA pole veel otsust avaldanud.
Kõike seda öeldes on siiski mõned erinevused MOP-i rünnakute vahel, mis viidi läbi operatsiooni Eepiline raev raames ja nende vahel, mis toimusid operatsiooni Kesköö haamer ajal aastal 2025. Peamine erinevus nende vahel näib olevat see, kuidas USA oma sihtmärki tabab. Talegan 2 juures on auke maa-aluse struktuuri kohal, mis viitab otsesele rünnakule. USA kasutas 2025 aastal Fordo objektil ventilatsioonišahtide nõrkust, lastes MOP-pommid šahtidesse, et need jõuaksid sügavamale enne plavatust. USA ühendstaabi esimees Dan Kane avaldas 2025. aasta juunis, et Iraan üritas šahtid betooniga katta, et rünnakut takistada. On selge, et see ei toiminud, kuid see tõstatab küsimusi, miks USA on oma viimastes MOP-rünnakutes valinud teistsuguse lähenemise. Peamine küsimus on, miks ventilatsioonišahtisid enam ei kasutatud. Vastus võib olla, et Talehan 2 rajatisel oli teistsugune eesmärk kui operatsiooni Kesköö haamer käigus hävitatud punkritel, mistõttu ventilatsioonišahtid polnud sihtmärgiks. Teine vastus võib olla seotud Iraani varem mainitud meetmetega Talegan 2 kaitsmiseks. Muld ja betoon on küll head, kuid pommi peatamiseks peavad need olema väga sügavad, sest see suudab läbida 60 meetrit betooni. Satelliidifotode järgi Talehan 2 objekti kohta enne ja pärast katmist võis USA rünnata seda lihtsalt seetõttu, et nad said. Objekt polnud Iraanile piisavalt kaitstud. Iraan koges punkripommide valu, kuid ootamatud olid hiljutised järelrünnakud. Kui punker ise oli rivist välja viidud, võiks öelda, et töö oli juba tehtud. Iraani salajases rajatises toimunu oli läbi, kuid USA ja Iisrael tahtsid Talehan 2 objekti täielikult hävitada, mitte ainult rivist välja viia. Iisrael võttis järeltegevuse juhtimise enda peale. TVZ teatel väitis Iisraeli kaitsevägi ehk IDF, et nad ründasid Talehan 2 rajatist ööl vastu 11. märtsi. IDF-il pole moppe, seega ei saanud nad neid pomme esialgsel rünnakul kasutada. Neil on 2000 noelased punkrivastased pommid, mida nad võisid kasutada maa-aluste rajatiste järelrünnakuteks. Augud olid valmis, IDF-i lennukid pidid vaid üle lendama ja laskemoona viskama. ISIS postitas X-i platvormile satelliidifotosid, mis näitavad Talehan 2 lähedal hoonetele tekitatud uusi kahjustusi. 12. märtsil teatas ISIS, et Talehan 1 rajatisest lääne pool asuvad tulejuhtimise ja instrumentide hooned, mis asuvad otse Talehan 2 kõrval, olid samuti hävitatud. USA pommitajad ei teinud seda. Hooned olid liiga kaugel, et lööklaine neid hävitaks. See viitab, et Iisraeli kaitsevägi kasutas hävituslennukeid, mis lõhkusid välistruktuurid pärast Talehan 2 punkri simuleeritud põlengut. Iraan on šokis. Aasta kestnud ehitustööd Talehan 2 kaitseks osutusid täiesti kasutuks. B2 pommitaja ja selle MOP-pommid näitasid, et USA õhuvägi on nii ülekaalukas võrreldes sellega, mida Iraan suudab pakkuda, et see suudab läbistada betooni, pinnast ja kõike muud, mida Iraan üritas kasutada oma kõige väärtuslikumate objektide kaitsmiseks. Iraan ilmselt murrab pead. Mis edasi saab? USA-l on ilmselt ideid. Talegan 2 pole ainus objekt, mille kaitsmisse on Iraan panustanud märkimisväärselt aega ja raha. Reutersi andmetel on sarnast tegevust täheldatud ka teistes Iraani sõjaväekompleksides, näiteks Parchinis ja Isfahanis. Tunnelid maeti maa alla ja rajatiste sissepääse kindlustati vähemalt 18. veebruarini, kui Iraan valmistus selleks, mis kuu lõpus USA poolt tuli. Reutersi sõnul on see tegevus satelliidipiltidega tõestatud ning see on muutnud Iraani teised tuuma- ja maa-alused sõjaväerajatised sihtmärkideks. Kui Iraan tahab teada, mida USA MOP-dega ründab, on ta sellele ise vastanud. Iraan loodab, et USA-l saavad MOP-d otsa või B2 pommitajad ei lenda enam Iraani kohale. Tundub, et kumbki neist ei vasta tõele. USA hoiab MOP-ide varude täpset arvu saladuses, kuid Air and Space Forcesi 12. veebruari raporti järgi hakkas Pentagon enne operatsiooni Eepiline raev varusid täiendama. Sõlmis Boeinguga üle $100 miljoni lepingu, et asendada operatsioonis Kesköö haamer kasutatud pommid. Iga selline pomm maksab umbes $4 miljonit, kirjutab Financial Times. Nii et üle $100 miljoni kulutamine tähendab vähemalt 25 uut pommi ja see on ilma arvestamata neid pomme, mis USA-l juba olemas olid. Ameerika on kasutanud 14 pommi. Kuna uued pommid on tellitud, on USA valmis jätkama tugevdatud maa-aluste sihtmärkide ründamist. Mis puudutab B2 lennukite lahkumist Iraanist, siis Iraani režiim ei saa ka selle peale lootma jääda.
me teame, et B2 pommitajad suundusid Ühendkuningriigi baasidesse 4. märtsil pärast seda, kui Ühendkuningriik lubas USA-l neid kasutada B2 rünnakuteks. B2 lennukeid hooldatakse, varustatakse ja tankitakse Iraanile liiga lähedal. USA saaks pommitajad igal ajal uuesti saata ja Iraan ei teaks enne, kui on hilja. See ongi vargpommitajate kogu mõte. USA president Donald Trump mainis, et pärast B2 saabumist Ühendkuningriigi baasidesse on suur laine tulemas. See laine võib hõlmata rohkem B2 rünnakuid maa-alustele sihtmärkidele, kuna USA keskendub nüüd selle purustamisele, mida Iraani režiim üritas ehitada pärast suure osa Iraani sõjalise jõu hävitamist. Iraan ei saa eriti midagi teha, seetõttu on nad hakanud rohkem ähvardama ja esitama naeruväärseid nõudmisi operatsiooni Eepiline raev lõpetamiseks. Islami revolutsiooniline kaardivägi jätkab USA ja Iisraeli sõjaliste objektide ründamist ning ähvardamist, et vastata liitlaste tugevatele löökidele, kuid nende tegevus on sisuliselt nõrk. Mis puudutab Iraani poliitilist eliiti, siis nemad otsivad väljapääsu, kuigi tundub, et nad arvavad, et Iraanil on rohkem mõjuvõimu, kui tegelikult on. Iraani president Masoud Pezeshkian on X-is juba esitanud Iraani nõudmised sõja lõpetamiseks. Pezeshkian kuulutas 11. märtsil, et sõda, mille alustasid sionistlik režiim ja USA, saab lõpetada vaid Iraani õiguste tunnustamise, reparatsioonide ja rahvusvaheliste garantiidega tulevase agressiooni vastu. Need on nõudmised, mida Iraan esitaks sõjavõidu korral. Ta ei võida. 3 auku Talehan 2 tõestavad seda ning USA-l on palju rohkem varuks, kui Iraan jätkab USA õhujõu trotsimist. Iraan käitub justkui algaks 3. maailmasõda, kui USA ei peatu. Kuigi see pole tõenäoline, võivad mitmed konfliktid aastal 2026 põhjustada ülemaailmse sõja. 5 neist käsitlesime videos. Vaata lisateabe saamiseks. Kui sulle video meeldis, telli The Military Show, et saada infot USA viimaste rünnakute kohta Iraanis. Aitäh vaatamast!